Tere! On kuulda või? Tere! Ja. Tere tulemast Sihtasutus Eesti Meremuuseumi 2026. aasta parimate lõputööde konkursi auhindade üleandmise üritusele. See on nii-öelda 2 ühes, on Merefoorum ja on auhinnatseremoonia. Mina olen Meremuuseumi teadur Felix Kornišev, olen käesoleva aasta konkursi läbiviija, hindamiskomisjoni esimees. Ja tahaksin natukene paari sõnaga lihtsalt rääkida taustast. Et kui me 2021. aastal selle konkursiga alustasime, oli meie peamine eesmärk populariseerida merendusajalu uurimist ning tekitada kõrgkoolide tudengites huvi selle temaatikaga tegeleda. Ja see eesmärk ei ole tegelikult tänaseni muutunud, kuid oleme aastate jooksul laiendanud oma tegevuste ringi. Nii näiteks alustasime samal aastal ka Tartu Ülikoolis Eesti merendusajaloo ja merearheoloogia valikaine lugemisega. Me tegeleme aktiivselt ja süsteemselt praktikaprogrammiga, pakume tudengitele lõputööde juhendamise võimalust ning eelmisel aastal lõime ka uue magistristipendiumi. Et just need tegevused tegelikult näituste ja haridustegevuse ja publikatsioonide kõrval ongi suunatud just eelkõige kõrgkoolide tudengitele ning aeg on näidanud, et see järjepidev töö on hakanud ka vilja kandma. Huvi Meremuuseumis tehtava teaduse vastu suureneb aasta-aastalt ja huvi suureneb ka parimate lõputööde konkursi vastu. Selle aasta konkursil me otsustasime teha ühe väikese, kuid põhimõttelise muudatuse või uuenduse. Et kui varasemalt me piirdusime kitsemalt ainult Eesti merendusajalooga, siis nüüd me otsustasime teha selle rahvusvaheliseks, mis tähendab seda, et ootasime töid, mis käsitlevad laiemalt Läänemere regiooni ajalugu. Sest võttes arvesse Meremuuseumi tulevikuplaane seoses teadustegevusega, et saavutada kindel positsioon rahvusvahelisel tasandil, siis tundus see õige sammuna. Nii ongi hea meel tõdeda, et juba 6. aastat järjest laekus konkursile mitmeid huvitavaid lõputöid, mis käsitlevad eriilmelisi merendusajalooga seotud teemasid. Veel rõõmustavam on aga nende tööde kvaliteet, mis lubas me välja anda lausa 3 preemiat. Parim magistritöö, parim bakalaureusetöö ning eripreemia. Ja loomulikult peab ära mainima, et kõik preemiad jäid Eestisse. Hindamiskomisjon koosnes sel aastal 3 Meremuuseumi teadustöötajast ja 3 Meremuuseumi teadusnõukogu liikmest. Meremuuseumi poolt olid esindatud teadurid Teele Saar ja Ivar Treffner ning juhatuse liige Urmas Treesen. Teadusnõukogu poolt Tallinna Ülikooli kunstiajaloo professor Kersti Markus, Tartu Ülikooli Eesti ajaloo kaasprofessor Enn Küng ning Tartu Ülikooli Eesti ajaloo professor ja akadeemik Tõnu Tamberg. Tänasel üritusel saavad laureaadid ka ära mainitud ja nad saavadki ise sõna, kuid veel enne seda tahaksin anda sõna Sihtasutus Eesti Meremuuseumi juhatuse liikmele Urmas Treesenile. Tere kõigile. Kui nüüd lühidalt öelda nende 3, siis kes läbi sõela jõudsid, siis auhinnani ja äramärkimiseni ja laureaadini, siis on tegelikult 3 sõna. Niimoodi kokkuvõtvalt võiks öelda. Esimene sõna oleks tuletorn, teine sõna oleks päästerõngas, 3. sõna oleks kivilaev. Ja kui me nendele sõnadele paneme ette Eesti tuletornid, kui me sinna paneme ette parvlaev Estonia ja kui me sinna paneme veel ette Kihnu kivilaev, siis me saamegi, et tegelikult kõik need tööd omalaadselt annavad uut teadmist ja tegelikult teenivad seda sama ühte eesmärki, et tuua esile Eesti merenduse loos midagi uut, midagi hoopis teise nurga alt. Ja kui ma vaatasin näiteks seda tööd, mis puudutas päästerõngast, siis minu ettekujutus, kuidas on võimalik ühte päästerõngast lahti võtta, kokku panna, prepareerida, analüüsida ja
ja sellele juurde lisada ka veel selline sünge ja tume ajalugu, siis minu vaateväli igal juhul avanes natuke rohkem. Ja rääkimata siis Kihnu kivilaevast, millest ma saan aru, et on ju ka asjatundjatel ja huvilistel on plaan kunagi ka üks selline täismõõdus seilav koopia valmistada, nii nagu on, ja ega siis tegelikult kihnlased saa ju kehvemad olla võrreldes siis näiteks hiidlastega, keda me teame kenasti, on Hiiu Inglit ja Lisetet. Nii et see. Ja kui me jõuame tuletornide juurde, tuletornidest mitte niivõrd nende ehitus omapärast erinev, on nad siis raudbetoon, teras, malm, puit, mida iganes, sest siin on hoopiski tulnud teine, hoopis uus faktor juurde, kuidas tuletornid, mismoodi, mis osa nad kandsid siis nii Eesti Vabadussõjas või selle järgselt Eesti Vabariigis, kui siis kaitseobjektid ja erinevate on ka siis nüüd erinevate ülesannete. Nii et kindlasti me jätkame sellega, 6 aastat pole mingi näitaja, et kui me ükskord 10 aastat täis saab, siis võiksime teha juba suuremaid kokkuvõtted, et on juba üht-teist tehtud, aga tähtis on jätkata selliste merendusteemaliste tudengite lõputöödega, sest kust need ikka need teadmised lisaks tulevad, kui mitte sellistest töödest, mida võib-olla me ise ei jaksa, ei jõua ja võib-olla ka me ei oska kõikide kantide pealt vaadata. Eelkõige jällegi see lisateadmine päästerõngast, kui palju on võimalik teda keemiliselt lahata ja analüüsida. Nii et aga ega ka Kihnu kivilaev mul tuleb alati meelde, et meil kunagi Vanas Meremuuseumi ekspositsioonis oli ühe Kihnu siis purjelaeva mall, selline ilus mudel, mis oli kohe sissekäigu juures fuajees, nii et miks ka mitte, kui midagi analoogset, kuigi see nüüd päris kivilaev ei olnud, et sellest võiks ka midagi sündida. Samas oli ju ka saarlastel selline norilaevad, nii et sellest on kuhu edasi minna, mida teha, nii et igal saarel, igal rannikul on midagi, mida uut, mida võiksime natuke, kui siis mitte meie, vaid siis tudengid oma agaruses ja uljuses ja siis võiksid seda tulevikus teha. Igal juhul ma tänan veel kord osalejaid, tänan auväärset komisjoni ees otsas Felixiga ja mis muud, kui kuulame neid, keda kuulata on. Ja nüüd ma annan siit järje edasi jällegi Felixile. Nii et aitäh tulemast ja saage uute teadmiste võrra rikkamaks. Aitäh, Urmas, ja nüüd ongi mul hea meel siia kutsuda meie esimene laureaat, kelleks on parima magistritöö kategoorias võidutsenud Janne Randma. Tema Eesti Kunstiakadeemias kaitstud lõputöö kannab pealkirja Sünge pärandi säilitamine mootorlaev Estonia päästerõnga näitel, mis ühendab endas hindamiskomisjoni hinnangul oskuslikult konserveerimise, sünge pärandi säilitamise ning merendusajaloo erinevad aspektid. Magistritöö juhendajaks on Karoliine Pürkland. Palun, Janne. Tere, olen Janne Randma ning teen teile siis põgusa tutvustus oma magistritööst. Nimi sai juba mainitud, sai ka juhendaja Karoliine Pürkland mainitud ning oma töö siis kaitsesin 2025 aasta jaanuaris. Kõigepealt siis, et termin süngepärand on välja kujunenud terminist süngeturism, olles siis pärandi osa, mis on seotud surma, kannatuste või katastroofiga, näiteks nagu koonduslaagrid või sõjatandrid. Nii.
On tuntud vanasõna, et aeg parandab kõik haavad ning võib tuua näiteid, kus ka süngepärandi laeng ja käsitlus on ajas muutunud või sootuks ununenud. Siinjuures on aga õige mäletamine võtmesõnaks, sest süngepärandi esitamise üks rollidest on tuua minevik olevikku, et vältida nii sündmuse kordumist. Seetõttu seadsin magistritöö eesmärgiks tuua tähelepanu süngepärandi muutumisele ajas, et aru saada, kuidas ja milliste praktikatega on võimalik säilitada nii mälu kui ka pärandi materiaalset poolt ehk pärandiga seotud esemeid. Minu töö siis koosnes suuresti 3 osast, mille struktuur on üles ehitatud nii, et tuua esile mälu ja materiaalsuse tihe seos süngepärandi säilimisel. 2 esimest peatükki on teoreetilised ning neist tuginesin põhiliselt kirjandusallikatele ning 3. siis kõige mahukam osa keskendub süngepärandi eseme konserveerimisele, milleks on siis Ahvenamaa meremuuseumile kuuluv parvlaev Estonia päästerõngas. Siis esimene osa ongi mälu muutumine. Ja. Selleks, et ära hoida siis mälu muutumine, on oluline osa olla teadlik ohtudest, mis seda soodustavad. Muuseumi kontekstis võib pidada peamiseks ohuks negatiivsuse vaigistamist, mis võib olla tingitud häbist või selleks, et mitte traumeerida külastajat, näiteks lapsi. Teiseks võib ajalise distantsi tõttu fookus muutuda inimkeskselt, materjalikeskselt, et tuua sisse näiteks uut vaatenurka. 3. võib sündmuste esitamisel oluliste faktide väljajätmisel toimuda tahtmatult ka ajaloo ümberkirjutamine. Kuidas aga tuleks siis sünget pärandit esitada? Tänapäeval on populaarne interaktiivsus ja elamuse tagamine ning seetõttu on muuseumidel oht ka muutuda meelelahutuskeskusteks, kus külastaja tunneb end mõnusalt ja lõbusalt. Samas peaksid süngepärandiga seotud näitused vaatajale esitama pigem väljakutseid ning seda saab teha vaid sündmust ausalt esitades. Selleks, et külastajat kõnetada, on oluline roll pärandi tulises tõlgendamises. See tähendab, et tuleb luua afektiivne ehk emotsionaalne dimensioon ning valida selleks sobiv meedium. Kogemust aitavad luua sündmuste tunnistajad, mis võivad olla näiteks esemete kujul. Afektiivset kogemust aitavad luua ka pääsenute tõlgendused või nende kaasatus näituse planeerimisel. Lisaks, kui mõelda ka ligipääsetavuse peale, siis afektiivset kogemust ja kollektiivse mälu säilimisele aitab kaasa ka taktiilse aspekti kaasamine näituse praktikas. Teine peatükk siis käsitleb esemeid. Süngepärandi esemetel võib olla mitu elujärku või siis jõuda muuseumisse, kus toimub selle nii-öelda külmutamine. Erakätesse jõudnud aakrik võib omanikule olla materiaalse väärtusega, olla trofee eest või leida uuskasutusväärtust. Näidet trofeena kasutusest võib eeldada ka Ahvenamaa päästerõnga puhul, mida hoiti hukujärgselt mitukümmend aastat saunas. Tõenäoliselt oli Estoniat kirjeldav külg varjatud, kuna rõnga teisel poolel olid kahjustused sedavõrd ulatuslikud, et olid avaldanud ka parvlaeva esimese nime, milleks oli siis Viking Sally. 3. peatükk on siis konserveerimisest. Vabandust, natuke liiga kiiresti. Muuseumisse jõudnud siis esemed on aga ajaloojutustajad. Samas ei ole kohati nende potentsiaali pärandi esitamisel täielikult ära kasutatud, kuna on loodud teatav distants eksponeerides esemeid vitriinis. Selleks aga, et külastajad kaasata, arutlen oma töös ka pärandesemete koopiate tegemisest ja digiteerimisest. Kuigi 3D lahendused ei suuda asendada originaalartefakte, siis lubavad prinditud koopiad luua eespool mainitud taktiilset kogemust või kujutised anda juurde näitustele lisaväärtust, kui näiteks ese on transpordiks või eksponeerimiseks liiga habras. Sellisel juhul oleks ka süngepärandi esemed kaitstud puudutamisest ning liigsest käsitsemisest. On ka pärandi esemeid, mis endale kohta ei leia. Probleemseks võivad kujuneda suuremahulised esemed või kogudes juba leiduvad esemed või hoopis teadmatus eseme väärtusest. Samuti võib vananemisest tingitud deformatsioonid kaotada eseme kvaliteeti sedavõrd, et nii eraisik kui ka muuseum sellele väärtust ei näe.
Siinkohal tulebki sisse esemete säilitamise ja materjalide tundmise olulisus pärandi säilimisel. Nüüd siis konserveerimisest. Parvlaev Estonia päästerõngas leiti merekaldalt ning kontrollitud muuseumi keskkonda jõudis see alles 5–6 aastat tagasi. Ahvenamaa meremuuseumil on soov rõngast eksponeerida, kuid selleks oli vajalik irduva kattevärvi stabiliseerimine. Kokku oli laeval 18 päästerõngast, millest nüüd 1 asub Eesti Meremuuseumis, siis 1 Saaremaa muuseumis ja 2 Soome Rahvamuuseumis. Pinnale tulnud rõngastest on teadaolevalt vaid Ahvenamaa meremuuseumi museaali võimalik ka dateerida, kuna irduv kattevärv on avaldanud Estonia vastasküljel teksti Viking Sally ja Marienham. Seetõttu võib eeldada, et tegemist on laeva ehitusjärku ehk 1980. aastasse kuuluva päästevarustusega. Kõige rohkem oli kahjustada saanud kattevärv, mille kadu oli ulatuslik ning kaardistatud joonisele kollasega. Ka kattekangas oli muutunud hapraks ning mitmel pool olid kiud katkenud. Täheldada võis ka haardeliini jäigastumist ning Estoniade kleepsude alla kogunenud õhumulje, mis olid muutnud pinna kupuliseks. Lisaks olid ka jäigal sisul lohud ning torkehaavad. Kõikide päästerõngaste seisukord oli erinev. Käisin ka meremuuseumi oma vaatamas ning see oli kohe palju paremas seisukorras. Siis Tartu Ülikooli laborites läbi viidud analüüside põhjal tuvastasin koos Signe Vahuri toega, et päästerõngas koosneb paisutatud polüstüreen sisust, mida katab polüamiidis kattekangas. Estonia aegses värvikihis on kasutatud alküüdvaiku, kuhu on juurde lisatud kroompunast, punast ookrit ning titaanvalge pigmente. Samuti tuvastasin haardeliiniks kõrgtihedusega polüetüleni ning helkurteip koosneb adesiivi asetatud mikrosfääridest ning seda katab kopolümer etülenvinüülatsetaadist ja vinüülkloriidist. Selleks, et siis leida sobiv konserveerimismeetod, lõin näidiseseme, millel katsetada siis erinevaid adesiive. Ese sai siis loodud analüüsi tulemuste põhjal ning see koosnes päästerõnga sisust, kattekangast ja kattevärvist. Poodides võib küll olla kirjas, et tegemist on nailoniga, kuid ostsin 2 kangast ning sain aru läbi viidud siis pürolüüsi ja põletustestist, et 1 neist oli ainult nailon ning seda siis iseloomustas leek, lõhn ja pH tase. Katsete jaoks tegin ka irduva kattevärvi imiteerimiseks alküüdvärvist tükikesed ning kõike siis lasin hoida kuivatuskapis 24 tundi, et lasta lahustitel välja aurustada ning lisaks tahenesid need siis 14 päeva ventileeritud keskkonnas. Toetudes kirjandusele ning materjalide omadustele seadsin ka adesiividele nõuded, et sobiv meedium peab siis olema vesialuseline, madala viskoossusega, klaasisiirde temperatuur võimalikult toatemperatuuri lähedal, olema läbipaistev ja eelistatult matt ning stabiilne ja heade vananemisomadustega. Lähtudes varasematele konserveerimistöödele ning adesiivide kättesaadavusele, osutusid siis valimiks kõik, neist olid siis akrüülvaigud. Omaduste hindamiseks kandsin esmalt meediumit polüester kilele, et vaadelda viskoossust, läbipaistvust ja reaktsiooni originaalvärvikihiga ning järgmiseks teostasin testid ka näidisesemel, kus erinevatele pindadele kinnitasin irduvat värvikihti imiteerivad värvitükid. Viisin läbi ka tõmbetesti, et hinnata liimaine tugevust ning ennetavalt testisin ka liimaine eemaldamist koheselt ja 24 tunni möödudes. Adesiivide seas siis osutus valituks Lascaux-toode MFK, mis ongi spetsiaalselt loodud siis Rootsi muinsuskaitseameti ja Šveitsi konserveerimismaterjalide tootja Lascaux koostöös, et kinnitada puitpolükroomias värvikihte. Päästerõnga puhul oli siis väärtuseks ka määrdumine, mis määras ära konserveerimistööde ulatuse. Eesmärgiks oli kinnitada irduv kattevärv, et minimeerida materjali kadu, kuid ulatuslik eseme puhastamine oli välistatud. Lahtise mustuse eemaldasingi siis õhupirniga ja pintsettidega ning märkpuhastus kasutasin vaid juhul, et kui eemaldada adesiivijääke.
Adhesiivi kandsin siis peale süstla ja pintsliga ning probleemiks osutus päästerõnga kumerpind, kuna liimaine peab tahenemisel püsima liikumatuna, aga kuna raskust ei olnud võimalik peale panna, siis sobivaks meetodiks kujunes see, et lasta kõigepealt liimainel taheneda ning siis reaktiveerida see kuuma spaatliga. Nii. Esemete säilivusel on oluline kontrollitud ja stabiilne keskkond. Päästerõngas koosneb erinevatest polümeersetest materjalidest ning seega on sobiv keskkond kompromiss erinevate materjalide vajadusest. Kuna polüamiidis kattekangas on väga hygroskoopne, siis on oluline, et esed säilitatakse keskkonnas, kus suhteline õhuniiskus on soovitatavalt üle 50%. Stabiilse ja veidi niiskema keskkonna abil on võimalik vältida kiudude katkemist ning paisumiskahanemist, mis muudab ebastabiilseks ka kattevärvi. Sobiv temperatuur jääb aga 16–20 kraadi vahele ning näitustel on maksimaalseks lukside arvuks 100–150 luksi. Nii. Nagu eelnevalt mainitud, siis 3D-kujutise loomine võimaldaks luua näitustele ligipääsetavust. Samas on see hea vahend ka dokumenteerimiseks ja reprodutseerimiseks juhtudel, kui ese peaks mingitel põhjustel hävima. Digiteerimislahendused annavad võimaluse restaureerida ja rekonstrueerida artefakte ilma sekkumiseta, aga samas võib 3D-kujutise loomine ise kujutada esemele ohtu. Estonia päästerõnga puhul võivad kujutises tekitada anomaaliaid läikiv pind, oranžid toonid ja eseme paigal püsimatus, pidades siis siinjuures silmas just haardeliini. Selleks, et anomaaliaid vähendada, on vaja rõngastega stabiliseerida, kuid see võib tulla säilivuse arvelt. Seega võivad küll 3D-kujutised tuua pärandi eksponeerimisel ja dokumenteerimisel palju kasu, kuid enne kõike tuleks kaaluda, kas on võimalik luua kvaliteetset mudelit. Kokkuvõtlikult siis saab öelda, et esemed mängivad olulist rolli mälu säilimisel, kuna aitavad luua afektiivset kogemust ja ka ligipääsetavust, mis aitab suurendada ja säilitada kollektiivset mälu ning süngepärandi säilitamisel on vajalik olla teadlik materjalidest, et säiliksid pärandi tunnistajad ning eksponeerida nii, et see jõuaks ka inimeste teadvusesse. Ja. Et kahjuks minu magistritöö sisse siis ei mahtunud see, et ma ise näituseid analüüsisin, kuid arvan, et siis võib-olla minu magistritöö oleks siis alguspunkt tulevastele uurimustele, et seda tuleks ka kindlasti teha. Nii et jah, aitäh! Aitäh, väga põnev. Kas meil on publikust küsimusi või kommentaare? Mida tähendas see pürolüüs seal, sest ma puutusin selle pürolüüsi mõistega alles nüüd hiljaaegu kokku, aga see oli seotud hoopiski ühe ahjuga, ahjupuhastusega, aga mida siin pürolüüs tähendas selle siin puhul? Et ma lõikasin kangatükikese, panin selle klaasi, katseklaasi ja siis kuumutasin teda alt, nii et ta hakkas seal sulama ja siis nendest aurudest ma siis mõõtsin pH-taset, ehk siis ma kuumutasin proovitükki. Ja siis ma tegin ka põletustesti, kus ma paningi siis proovitükki põlema. Ja, 2 erinevat katset. Üks küsimus veel. Tere, mina Teile Meremuuseumist. Mul on selline küsimus, et kas sa tead ka, et kust kohast sealt Ahvenamaalt see päästerõngas pärit on, kelle käest või kelle saunast? Vot see oli anonüümne. Ja ma tegelikult palusin muuseumil ka uurida, et kus täpsemalt saunas seda hoiti, et kas hoiti välisseinal või oli kohe leiliruumis, et aru saada, et millest need kahjustused võivad olla tingitud. Aga kahjuks see, kes kinkis siis selle, tema ei vastanud. Jah, nii et mitte ühtegi vastust ei saanud. Ja. See päästerõngas on nüüd Ahvenamaal tagasi? Ja ta peaks minema näitusele. Ma nüüd kahjuks ei ole nendega suhelnud, aga nad ütlesid 2026 aasta tagasi, ütlesid seda, nii et tuleb vaatama minna. Ma saan järgmine nädal Ahvenamaa Meremuuseumi direktoriga kokku, mul on hea küsida. Küsige. Tere, aitäh. Minul on võib-olla isegi 2 küsimust. Et
kuidas see mõte tuli, et teha sellisest süngest pärandist lõputöö? Kas keegi ütles sulle, et kuskil on päästerõngas ja hakka tegema? Ja kuidas see transport siia Eestisse toimus? Või kas näiteks see rõngas viidi ka Tartusse ja tuli tagasi või ta oli kogu aeg Tallinnas? Jah. Ma käisin vahetusõpingutel Göteborgi ülikoolis ja siis tegelikult sinna pool aastat varem siis pakuti, et Ahvenamaa meremuuseum võttis ise nendega ühendust, et kas on tudeng, kes tahaks teha. Ja seal keegi ei tundnud huvi. Aga ma saan aru, sest et minu kursusel olid Belgiast inimesed, Horvaatiast, nii et keegi ei teadnud Estoniast mitte midagi. Ja kuna neil huvi ei olnud, siis minu viimasel päeval seal võttis üks õppejõud minuga ühendust ja ütles, et kuule, et mul võib-olla on sulle midagi, mis huvi pakuks. Ja siis võtsin ise Ahvenamaaga ühendust ja küsisin, et kas ikka veel on võimalik. Ja ütleme nii, et see rõngas, need mõtted selle rõngaga, siis see kuidagi see taust ja kõik see sünge pärand tuli sellega kaasa. Ja, et see rõngas leidis natuke mind. Aga siis teine küsimus, et rõngale ma läksin ise järele Ahvenamaale, tegin sellele karbi ja tõin ja läkski ERM-i, nii et siis ma tegingi oma juhendaja, kes on siis ERM-is, tegin siis tema juures kõiki neid asju ja siis oligi, et Tartu Ülikoolis sain siis katseid teha, et siis tegelikult see suur töö toimuski kõik Tartus ja siis läks tagasi Ahvenamaale. Publikust rohkem küsimusi ei ole, aga mina küsiks ka ühe. Et sa tegelikult täna igapäevaselt töötad vist Eesti Ajaloomuuseumis, on ju? Oled meie kolleeg muuseumimaastikul. Ma tahtsin küsida sükest asja, kas on kuidagi teistmoodi ka konserveerida eset, millel on sünge pärand või kas kuidagi käsi väriseb teistmoodi? Kui sa oled seal konserveerimisprotsessis, siis tegelikult sa kuidagi keskendud hoopis materiaalsusele, aga siis kui sa oled natuke sellest eemal, siis kuidagi tuleb jälle see nagu vaimselt, et see ongi kuidagi nagu sa pendeldad siis selle kahe maailma vahel. Ja, et vahepeal, kui lähed liiga põnevaks, et sa leidsid mingi tulemuse või nii, siis saad aru, et tegelikult et nagu kuidagi see, et ise tunned süüdi, kui sa oled õnnelik või mingid sellised vaimselt on nagu natuke keeruline ja mingid konfliktid, aga jah, mis su küsimus oligi? Okei, jah, aitäh. Siia ei ole, siis veel kord suur aplaus Jannele. Ja Urmas, palun tule siia, anname Jannele üle ka diplomi ja kingikoti. Ja tegelikult ei ole see ainult diplom ja kingikott, vaid tegelikult on parima magistritöö eest meil ette nähtud ka rahaline preemia. Ma ütlen selle siinkohal ära, et 1000 eurot ka Jannele rahaline preemia. Järgmiseks on mul aga hea meel välja kuulutada meie teine laureaat, parima bakalaureuse töö kategoorias võidutsenud Mark Jalakas, kes täna paraku meie üritusel ise osaleda ei saa, aga ma mainin teda siiski ära. Tema Kaitseväe Akadeemias kaitstud lõputöö pealkirjaga Eesti tuletornide süsteemi kujunemine, struktuur, funktsioonid, tegevus ja roll vabadussõjas. Põhineb laialdasel arhiiviainesel ning hindamiskomisjon tõi esile just nimelt teema püstitust ning olulisust laiemas kontekstis. Tööjuhendajateks on Arto Oll ja Einar Vära. Palju õnne Margile! Kuid meil on veel üks laureaat ning veel üks ettekanne. Siim Rikker Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemiast koostas lõputöö,
millele hindamiskomisjon otsustas välja anda eripreemia. Töö kannab pealkirja Kihnu kivilaeva mudeli rekonstrueerimine ning selles on hindamiskomisjoni hinnangul eeskujulikult seotud pärandtehnoloogia üldisema merendusajalooga. Töö juhendajad on Madis Rannu ja Reet Laos. Palun, Siim. Tere õhtust, lugupeetud daamid ja härrad. Minu nimi on Siim Rikker ja tutvustan enda lõputööd Kihnu kivilaeva mudeli rekonstrueerimisest. Tegu oli siis loovuurimustööga ja võib-olla peaks natuke kaugemalt alustama üleüldse, et kus huvi meresõidu või veesõidu vahendite vastu mul endal nagu tekkinud on. Aasta oli 1989, kui minu esimene, kokkupuude veesõidukiga. Tegu oli siis seatapukünaga, millele sai peale monteeritud puri ja siis esimese tuulega juba tekkis probleem, et seatapuküna tahtsi ümber minna. Järelikult oli tarvis raskuskiilu, raskuskiiluks sai ratastraktor T25A vana aku. Püstivus paranes märgatavalt. Peale seda siis läks edasi Optimist. Peale Optimisti tuli Svertpurjekas Luts, peale seda Finn ja siis mõned sellised vanemad Rootsi purjekad, et see on siis selline minu huvi kogu selle veesõidukite ja üleüldse merenduse vastu. Aga tulles siis selle diplomitöö juurde, siis mis mind nagu ajendas seda tööd kirjutama ja üleüldse seda valdkonda uurima, oli siis, et millised töövõtteid nagu kasutati üleüldse nagu vanasti laevade ehitamiseks, millised olid nagu tööriistad, kuidas seda tööd planeeriti ja kuidas see on ajas muutunud. Lisaks aastal 2010 olles pilli mängimas Kihnu saarel, ma arvan, et tegu oli muinastulede ööga, tuli Reet Laos minu juurde ja ütles, et kuule Siim, mis sa arvad, kui rekonstrueeriks Kihnu kivilaeva mudeli. Seda mudelit oli alustatud, küll vaadates neid jooniseid ja asju, siis natukene mõõta, siis tuli välja, et see asi on tugevalt nagu mõõtkavast väljas. Natukene siis sellest Kihnu kivilaevade ajaloost. Et see laevade mainimine ja ehitus ulatub aastas 1550. 19. sajandi alguses olid ka juba kivilaevad olemas. Need olid siis tegelikult kohandatud vanad purjelaevad, mootorpurjekad, kohandatud siis kiviveoks. Ehk siis tavalisel purjelaevale oli tehtud kiviveokast siis nagu. Ja 19. sajandi keskpaigas hakati siis ehitama päris spetsiaalseid Kihnu kivilaevu. Et seesama laeva ehitus, seda õpiti siis, see käis nagu põlvest põlve, õpipoisid õppisid meistrite juures ja alguses, kus olid nagu suuremad laeva ehitusplatsid, olid nagu Häädemeestel ja Pärnus,
et nii-öelda siis Kihnu mehed käisid väljaspool saart oskusi omandamas. Ja loomulikult ka pandi kõrva taha, millised on tööriistad ja siis need teadmised võeti kaasa. Et üleüldse, kui seda kivilaeva, kui ma seda ülikoolis seda kivilaeva juttu hakkasin rääkima, siis alguses, et ei hakka siin mingit kiviteemat ja mis kivi ja laev ja mis kivist laev ja päris keeruline üldse aru saada, et mis asi on nagu kivilaev. Et aga natukene seda asja nagu tutvustades, siis tundus, et läheb läbi. Ja kuna teema mind ennast nagu väga huvitas, siis sai see asi tehtud. Kihnlased siis korjasid kive, kui sa vaatad nagu seda Kihnu saart, mul on ka siin üks kaart olemas, see tuleb natuke hiljem, et kuidas need laeva ehitusplatsid ja üldse see Kihnu saare elu nagu oli. Et kui sa võtad selle Kihnu saare, manad nagu silme ette ja näiteks võrdled seda Hiiumaaga või ma ei tea, Vormsiga, siis kõik Kihnu talud ja need laevaehitusplatsid on tegelikult suhteliselt Kihnu, mitte ei ole nagu randades, vaid on nagu Kihnu saare peal sees. Sest kihnlane, minu ämm on kihnlane ja ähi on samamoodi, järelikult ka mu naine on kihnlane. Et kihnlane on niisugune naljakas tegelane, ega tema ei viitsinud ju kala püüda, eks ju. Tema oli sündinud ärimees. Nemad korjasid kive, müüsid siis kive peamiselt nagu Pärnusse, Riiga, on teada ka, et on Inglismaale, Saksamaale, näiteks Tallinna vanalinna tänavad, sillutised, munakivid, Pärnu linna muulid, Riia vanalinn, need on kõik Kihnu meeste korjatud kivid. Mööda randa ja sõideti väikeste paatidega, korjati kivi, olid spetsiaalsed kivihangud, millega siis merepõhjast võeti kivi, tõsteti väiksesse paati, viidi kaugemale, kus siis nagu suuremad nii-öelda kivilaevad olid nagu reidil, siis need kanti kive täis ja läks siis sõit Riiga, Inglismaale, kuhu tarvis. Kivi maksis palju, kui praegu võtta seda sama Rail Balticut näiteks, jälle kivi on hinnas, et kivi ei kao kuhugi. Siin on siis üks pilt, laevameister Enn Vahkel, istumas siin oma prouaga kivilaev Linnu tekil. Isegi ei tea, see on sellest Kihnu mereseltsist saadud foto, ma ei oska öelda, mis see aasta võis olla. Aga Enn Vahkel oli selles mõttes nagu tore laevameister, et ta ehitas, kui ma nüüd ei eksi, siis 50 kivilaeva, kui ma oleks numbreid ka osanud, ma arvan, et 100 oleks täis tulnud. Et vaat, kus olid mehed. Siin on siis seesama kaart, millest ma põgusalt rääkisin, et kuidas need platsid olid ja kus neid laevu ehitati. Ei olnud ju mugav olla seal nii-öelda rannas, rannikul, kus tuul lõõtsus ja mugav oli teha seda ikkagi saare keskel. Kivid müüdi maha ja siis tagasi tulles osteti soola, suhkrut, saia, kala. Ega siis kihnlane ei viitsinud kala püüda. No muidugi oli ka kalamehi, aga et siin on üks niisugune vana pilt sellest laevaehitusplatsist ja sellest plankude aurutamiskastist. Et laeva nii-öelda nahk või laeva plangud tuli aurutada, et nad siis neid saaks painutada, sest kuivlaud läheb puruks. Tuli aurutada. Et siis sama uurimustöö käigus, eks ju,
Küsimus, et miks ei ole ühtegi kivilaeva säilinud. Täna 2026 aastal me teame, et ei ole mitte ühtegi kivilaeva enam. Et purjelaevastik hakkas 20. aastate lõpus hääbuma, oli ülemaailmne majanduskriis, sõda 1931 aastaks seisis kogu laevastik tegevusetult, raha ei olnud ja seesama kivivedu jäi seisma 40-ndatel. Laevastik natsionaliseeriti ja sõja käigus osa laevastikku hävis, laevade omanikud ise samamoodi uputasid, on teada, et lasid Kihnu rannikul ka neid laevu nagu põhja, et ei langeks nii-öelda nagu sõja, või et neid ei kasutataks nagu sõjas. 50-ndateks aastateks oli siis kogu laevastik oli hävinenud. Ja teoreetilises osas sai kirja Kihnu kivilaevade ajalugu, laevameistrite oskused ja teadmised tollaegsed, siis ajaloolistest kivilaeva ehitusvõtetest, seal ongi tööriistad ja aurutamiskastid ja selline asi. Ja mis oli tegelikult huvitav, koostasin Kihnu kivilaeva võimaliku maksumuse tabelina, et kui seda aastal 2025, siis möödunud aastal juunikuus ma kaitsesin enda tööd, et mis siis 2025 siis Kihnu kivilaev võiks maksta, et kui seda hakata nagu nullist tegema, võttes siis hinnapakkumised kõigele, puitmaterjal, kõik, kogu taglastus ja peast ei mäleta, mis see hind oli, aga lõputöös on see olemas ja lõputöö on kõigile kättesaadav. Ja selle kogutud materjali põhjal siis valmis minu enda töökojas Kihnu kivilaeva mudel 1/10. Et täna on see laev seisab, see mudel seisab Kihnu sadamas, et tegelikult peaks talle tegema ümber kasti ja enne kasti tuleks purjed peale panna. Et kuna see töö on ikka üsna mahukas ja ma ei olnud varem nagu laevamudelit teinud, et siis võib-olla, ma ei tea, magistri või siis doktoritööks võiks purjed peale panna, aga kuskilt oleks vaja, ma arvan, mingisugune üsna mitu tuhat raha. Et siin on mõned pildid selle mudeli ehitamisest. Et laevakaared ja kõik nii nagu see asi käib. Aga mulle tundub, et suurt laeva on tunduvalt kergem ehitada, et kui kuidagi pintsettidega seda asja taga ajada, et saad võtta normaalsed tööriistad ja suuremad masinad, et aga tehtud ta sai, kaitsesin oma töö hindele. Just, aitäh. Aitäh, küsimusi ja kommentaare publikult. Kui suur see mudel siis on, kui kätega näidata? Kätest jääb puudu. 1/10 selle laeva, kui mõõdulind nüüd ahtrist vööri panna, siis oli 2 meetrit ja 9 sentimeetrit.
ilma puukspriiduta ja ilma mahtus täpselt minu sõiduautosse ära, kui istmed alla lasta. Et jah, üle 2 meetri on. Veel küsimusi? Tere, aitäh. Mina küsiksin, kui suur see kivilaadung seal sees siis on või kas on mingeid andmeid selle kohta, et kuidas seda nagu mõõdeti, seda kogust kive? Suuremad kivilaevad võtsid peale 20 ja peale tonni kive. Et üsna korralik kogus. Ja. Mina ei ole asjatundja kivilaevade, ma olen alati mõelnud, et ma võtan kui tavaline inimene, et kui ma panen laevale kivid peale, laeva ju põhja. Mis on selle spetsiifiline ehitus sellel laeval, et ta põhja ei vajuks? Seal oli ees ka, teil oli kirjutatud ka, et laeva spetsiifiline ehitus. Et mis siis kivilaeva spetsiifiline ehitus on? Kivilaev erineb siis just nimelt sellest kivi, et tal on nagu kivikast. Ehk siis nii-öelda trümmis oligi spetsiaalne kivide vedamise nii-öelda, et ei olnud salongi, aga oli suur kast, kuhu siis kivid veeretati sisse. Ja. Et väikeste paatidega siis korjati kokku ja viidi siis suure laeva peale ja suure laevaga siis veeti korraga ära. Aitäh, väga ikkagi lootus on, et doktorikraadiga tuleb laev ka. Et see, aga ju siis on kuskilt mõni rahastaja tulemas, aga Enn Vahkeli kohta ütleks, et see tema pärand on jagunenud ju nii Kihnu kui ka ERMi kui ka Meremuuseumi vahel, nii et Meremuuseumil on Enn Vahkeli tehtud siis poolmudeleid ja fotokogus on temast pilte ja tema töödest päris palju, nii et üks väga selline tõeline niuke laevaehitusmeister kõige päris suurte tähtedega kõik kirjutatuna, et sealt temalt õppisid ka paljud teised, nii et selles mõttes ja ta oli ka selles mõttes, et tema pärand on väga palju säilinud, osad laevaehitusmeistrid on, me teame jah, et on teinud, läinud ja teame neid laevu, aga kõike seda pärandit, mida nad võisid endaga edastada teistele, et seda on, see ei ole nii palju, aga Herman Sepp tuleb siin, tuleb eelkõige meelde, aga Enn Vahkeli puhul tõesti jah, ja võib-olla on ka, ma mürki ei võta, aga minu arust ka see Heinaste sadama suur muul, mida praegu kui Heinastesse või Ainažisse minna, et see peaks olema ka päris lähedalt Kihnust toodud nendest kividest tehtud. Aga igal juhul, väga ilus. Kui sealt poolt rohkem küsimusi ei ole, siis ma küsin ise veel ühe. Ma tahtsin küsida seda, kuidas kihnlased täna ise näevad seda kivilaeva, kas neil on üldse huvi selle vastu, kas neil on nagu huvi see ehitada, kui oleks raha olemas ja kas oleks võimalik seda laeva ehitada ka Kihnus koha peal? Jah, hea küsimus, et olles ise Kihnus palju käinud ja kogu seda Kihnu elu näinud, et seal oli see tuumik tegelikult olemas ja oli ka olemas koht, ehk siis endine jõujaam ja oli ka laeva emapuu oli olemas, tänaseks on see, minu arust seal jäi osaliselt koor peale ja see asi nagu läks seal laiali, nii et selle tarvis sai loodud ka kunagi Kihnu mereselts, aga kuidagi see asi läks seal, ma ei tea, käärima ja laiali, et keegi lubas kellegile midagi ja keegi võttis midagi ja täna loomulikult tegelikult see koht on olemas, kus seda teha, seesama endine Kihnu jõujaam, seal saaks teha, raha on tarvis, jah. Et huvi, Kihnlasel on alati huvi, et
kõige, jah, just nimelt, et kui hakkab sisse tooma, küll see huvi on. No, kalal nad ei viitsi käia ju. No nüüd juba ikka kive enam ei veeta, käivad ju kalal ka, aga nojah, jah. Siin oleks ju tegelikult, me siin mõnda aega oleme jälginud Kuressaare linnavalitsuse ja ehitajate vahelist vägikaikavedu, et seal oli ka sillutuskivid, mis toodi Hiinast. Noh, praegu saaks ju tuua neid tunduvalt lähemalt, ehk siis Kihnust. Et peavad kauem vastu ka. Ülemöödunud suvel renoveeriti Kihnu sadamat ja toodi mitu tuhat tonni kive Pargasega, kui ma ei eksi, siis ka kuskilt kaugelt, igal juhul mitte Kihnu alt. et Kihnu alt on kõik kivid ära veetud, et kui nüüd oli vaja enda sadamat teha, siis tuli kivid kuskilt kaugemalt tuua. Et kui kogu seda Kihnu ajalugu, siis seal veeti kõik ära. Kivi maksis kivi hinda, läksid surnuaia aiad ja läksid kõik muud asjad ka, et õhtu hämaruses käis kõva kivivedu. Ja kiviaeg tuleb tagasi. Vaadates seda Rail Balticut, et kõik need tuleb maakividega vooderdada, siis on kõik kivihunnikud on hinnas. Läheb kilohinnaga jälle. Aga aitäh veel kord, aplaus ja Urmas, palun tule siia. Aitäh! Aga ongi kõik selle aastaga. Ettekanded kuulatud, auhinnad üle antud, aga umbes täpselt 7 kuu pärast kuulutame välja uue konkursi ja umbes täpselt aasta pärast kohtume siin samas. Ma loodan, et publikut tulete korduvkülastajana siia uuesti, kus siis juba premeeritud saavad uued tudengitööd. Aga meil on nüüd veel aega vabas vormis koosviibimiseks suupistite ja keelekastmega ka, et